No nii, aga tuult neile tiibadesse ja nüüd kõik, kes te siia lavale tulema hakkate, vaatan, et Rehasoft on juba peaaegu valmis pannud. Kiti, ole hea, ütle, mis esimene programm on, kes on need esimesed inimesed, kes lavale tulevad ja teile siis tähelepanu, kes te lavale tulete. Täpselt 3 minutit. Muidu tuleb ja avaldub minu Ameerika jalgpalli mina ja ma jooksen teid lavalt maha lihtsalt. Et kui seda ei taha, siis hoiame sellest kellast kinni. Nii, Kiti, palun. Jaa, et me oleme võtmevaldkondade kaupa nüüd, nagu minu viimane slaid ka oli, jaganud need lahenduste esitlused ka, et esimene grupp siis ongi need 4 taotlust või projekti, mis siis tegelevad sellega, et koduhoolduses kaughooldus sisse viia ja kasutada selleks siis nii-öelda rohkem ka varajast sekkumist võimaldavaid andmelahendusi. Et ühekaupa te vist lähete lauale ja puldist vahetatakse slaide, ma saan aru. Ma võin ka muidugi vahetada. Nii, siis läheb kiiremini. Nii, mõned kohustuslikud testid. Alustame sellest, et palume veel kord aega resettida, sellepärast, et ma ei taha saada maha joostud. Aitäh! Esindan Rehasofti ja esimest projekti ja universaalne sõnum on see, et me kõik tahame elada kuni oma hilise vannaduseni ja oma elu ära oma kodus. See sattumine hooldekodusse võiks olla ikkagi teinene või kolmandane alternatiiv. Samas probleem on selles, et meie lähedased ei pea meie vananemist hooldama, nad võivad, aga ei pea. Ja hooldajate hulk on meil tegelikult ühiskonnas väike ja nende ressurssi peame väga säästlikult planeerima, et kõik saaksid abi. Meie valus tõde Eestis on aga see, et vundament, millele me heaolutehnoloogiaid arendame, peab olema hooldusteenuse juhtimise süsteem. Ja Eestis tõde on selles, et vähemalt 50% sellest teenusest juhitakse Exceli põhjal. Mis kasu on meil nendest headest tehnoloogiatest, anduritest ja süsteemidest, kui me inimeste tööd juhime Exceli kaudu? Mille tõttu Rehasofti projekti kõige kandvam idee on see, et me kõigepealt loome kohalikele omavalitsustele, kes neid teenuseid tavaliselt osutavad või ka erasektori ettevõtted, kes neid osutavad, pakume selle täieliku platvormi, millega saab koduhooldusteenust juhtida. Meie eesmärk selle projekti raames on oma tarkvara integreerida täies mahus ära kõikide riiklike andmekogudega selleks, et me ei peaks informatsiooni korduv sisestama, et me saaksime anda infot uuesti riigile ka tagasi ilma igasuguse pingutuseta. Ja alles siis ja peale seda saame me sellesse protsessi ühendada need targad tehnoloogiad, mis aitavad meil sealt kodust tuua kohale informatsiooni, nii nagu meie projektis me teeme seda koostöös Aurakaardiga. Meie projekti mõte on see, et tehnoloogia annab meile soovituse. Tehnoloogia toob info koju, tehnoloogia annab kiirendatud võimaluse, lihtsustatud ja ka argumenteeritud võimaluse teha hoolduse korraldajal ära selle otsuse, mida ja kuidas seda hooldusteenust korraldada. Kas sinna saata inimene, kas korjata sealt mingit informatsiooni, kas helistada talle, võtta see inimene toru otsa või saata hoopis näiteks naabrimees olukorda kontrollima, kui asi on väga-väga kriitiline. Aga meie tarkvara peab tegema ja aitama teha seda otsust ja meie tarkvara peab seda lihtsustama ja kiirendama nii, et hooldustöötajate töö oleks efektiivne. Seega, see kogu ökosüsteem peab olema turvaline, ta peab olema andmeturbe standardite järgi üles ehitatud, mis on üldse tingimus, et me saame riigiga midagi kokku ühendada. Ja me peame tagama, et inimese privaatsus on igas asendis toetatud, ükskõik, kas me kasutame selleks AI-d või midagi muud. Ja kõige olulisem on see, et tehnoloogia ei asenda ära inimlikku hoolt. Tehnoloogia võtab ära inimestel need üleliigsed ülesanded, aga samas jätab meil aega selleks, et koduhooldaja või mingi muu hoolekande spetsialist saaks oma tööd selle inimesega teha inimlikult, sisuliselt ja võimalikult suures ulatuses. Aitäh! Plokkida sisse, jah? Jah, tere kõigile. Mina Alex Tim, siis esindan siin järgmist projekti. Kari tegi juba väga viisaka kõne, et miks me teeme ja mida me teeme, et me tahame koduteenuse juhtidele anda parema viisi oma töötajate ja enda aega planeerida ja lisaks siis me tahame anda koduteenuse hooldajatele parema võimaluse andmeid sisestada ja ka neid enda igapäevatöös siis kasutada. Kuidas me seda siiani siis teinud oleme, et kuna me ise tehnoloogia ettevõtjatena pole koduteenuse töötajad, siis me alustasime üldsegi just teist, et tänaseks siis me oleme 20
kohalike omavalitsuse koduteenuse pakkujatega, teinud intervjuud, kuidas siis teie igapäevane töö käib, teie vastused kõik üles kaardistanud ja teinud siis esimese platvormi koduteenuse pakkujaks Silverwise'i platvormi. Et kes meil siis partneriteks ongi, üks on siis Lever Design OÜ, Silverwise, nagu te paljud teate, et alustasime siis hooldekodude platvormina, tänaseks siis juba peaaegu 30 hooldekodu igapäevatöös seda kasutavad ja nüüd siis teie tagasiside põhjal tegime ka koduteenuse platvormi. Et tänaseks päevaks siis juba 2 koduteenuse pakkujat hakkasid seda kasutama, nii-öelda võib ka siis öelda esmast versiooni või siis prototüüpi ja nüüd siis sellest igapäevatööst me saame veel tagasiside juurde, kuidas teha seda teile veelgi paremaks. Siis on meil teine partner, mida siin kahjuks kirjas ei ole, aga Guardian OÜ, kes siis pakub erinevaid andurilahendusi. Et ühed andmed on muidugi need, mida teie töötajad sihestavad kodukülastusel, aga samas andmeid ju saab koguda ka siis, kui kedagi kodus ei ole, näiteks kui on hajaasustusega tegu või siis väga palju kliente on koduteenusel. Andurid aitavad teil siis jälgida, kas ravimeid on võetud, kas külmkapis on käidud, kas inimese aktiivsustasemed on üleval, kas ta käib kodust väljas, kas ta on terve päev kodus, aitab teil selliseid asju jälgida. Ja siis kolmandaks ongi meil veel Lumilane OÜ, kelle esindaja on siis Fredi Lumi, kelle on väga pikaajaline kogemus sotsiaalteenuste digitaliseerimisel ja tema siis aitab ka meid juhendada ja tulevikus ka teid juhendada, kuidas siis panna see protsess tegelikult enda kasuks tööle, mitte kulutada aega rohkem, mitte mingi tulemuse nimel. Minu poolt kõik, aitäh! Tervitus! Nii, mina olen Kelly Ilumets, esindan täna siin Eesti ettevõtte Nordjob OÜ brändi Eldiora ning meie eesmärgiks on siis pakkuda või toetada, aidata inimestel, eakatel ja erihoolekannet vajavatel inimestel pikemalt, turvaliselt ja väärikalt enda kodus siis elada. Ja meie pakume siis selliseid nutikaid tehnoloogilisi seadmeid, mis siis koostöös kaugmonitoorimisega loovad sellise ideaalse või hea hooldusteenuse toote. Ja mis siis teevad meie bränditooted eriliseks, ongi see, et erinevatest sellistest üksikutest SOS-nuppudest või siis anduritest, meie andurid, 25 andurit siis, milleks on näiteks liikumisandur, suitsuandur, voodiandur, kui ka erinevad seadmed siis tervise jälgimiseks ehk siis kraadiklaas, vererõhuandur, need kõik siis toimivad ühes süsteemis. Ehk siis edastatakse info ühte süsteemi ja sealt süsteemist siis edastatakse see info siis vastuvõtjale. Ehk siis meie eesmärk täna ei ole tegeleda ainult reageerimisega, kui tekib kriisiolukord, vaid siis ka ennetamisega juba. Ehk siis me näeme ära täpselt igapäevase monitoorimisega, milline on siis hoolealuse seisukord ja reageerime enne, kui olukord muutub kriitiliseks. Aga meie peamiseks koostööpartneriks on siis Iisraeli ettevõtte Essence Smartcare, kes on heaolutehnoloogiaid arendanud üle 30 aasta ja tänaseks on siis nende tooted kasutusel üle 80 miljoni inimese kodus. Ehk siis tegelikult väga toimiv tehnoloogia on juba välja mõeldud. Kuid meie eesmärk siis ei ole pakkuda ainult tehnoloogiat, et meie ikkagist soovime pakkuda kogu kompleksse teenust, milleks on siis mitte ainult toote müümine või pakkumine, vaid me tuleme, pakume teile toote, me paigaldame selle toote ning teostame ka siis andme jälgimist ja vajadusel siis ka reageerime. Et ma ei tea, mul seda kella pole kuskil, et kas minu 3 minutit on täis, kas mind hakatakse maha jooksma või mitte. Okei, siin. Minu poolt siis kõik igatahes ootame teid väga hea meelega seal Eldiora boksis. Saame teile kõiki neid meie nutikaid seadmeid tutvustada ja näidata. Ning seniks meeleolukat festivali lõppu teile või jätku. Aitäh!
Tere! Minu nimi on Airi Liiva ja olen Saue Sotsiaalkeskusest ja esindan siin 6 erinevat kohaliku omavalitsuse kas siis sotsiaalosakondasid või siis ka teenuse osutajaid. See, et ma täna olen siin laval selle paberiga, ei ole juhuslik, vaid see on meie peamine töövahend, millega me täna tööd teeme. See on see, millele me saame täna kindla peale tugineda, sest esimese kuuga, mida me oleme teinud intervjuusid erinevate kohalike omavalitsustega ja teenuse osutajatega, samuti sellist protsesside kaardistust on näidanud tegelikult meile seda, et kui me tahame minna ja võtta kasutusele need heaolutehnoloogiad, siis meil ei ole neid mitte kuhugi liidestada peale Exceli tabeli või mingi süsteemi, mida iga kohalik omavalitsus on ise üles ehitanud. Ehk siis meie sõnum on see, et kõigepealt, et me saaksime kasutusele võtta heaolutehnoloogiad, on meil vaja töövood paika saada. Meil on meie tööprotsessid vaja automatiseerida, et me ei teeks mitmekordselt käsitsi tööd, et me sisestaks mitu korda ühte ja seda sama infot, et meie andmed voolaksid ja teeksid meie elu kergemaks. Meie sõnum nagu ka tehnoloogia pakkujatele, me ei taha tööd juurde saada. Me tahame, et te võtate meilt seda käsitööd ära. Ja me ei lepi Basic'uga, mida te pakute. Me teame täpselt, mida me tahame ja sellepärast me oleme ka selles projektis, et seda teile väga täpselt ja kindlalt öelda. Kohalike omavalitsuste poolt on, mida me näeme, meil on kindlasti vaja meie teekonnal ka ministeeriumi tuge ja abi, et me saaksime oma ideed ellu viia, sest meil on lennukad ideed ja me ei tahaks nagu leppida nagu vähesega, vaid viia võimalikult palju ellu, mida me täna oleme nagu koos istudes ja arutades, kuidas võiksid asjad olla ja kuidas me saame olla sellele eakale või abivajale olemas sellel hetkel, kui ta tegelikult vajab abi. Et need andmed, mida me selle heaolutehnoloogiaga korjame, et neid kukuks maha. Et need jõuaksid uuesti KOV-i tagasi. See oli nagu põhisõnum minu poolt ja suur aitäh! Teine plokk siis sotsiaalse kaasatuse, vaimse heaolu, digilahenduse üksilduse vähendamiseks ja siin on meil ka 4 lahendust, et võtame siis ükshaaval jälle lavale teid. Tere! Mina Kaisa Raadik esindan siis siin täna järgmist projekti. Eestis on erihoolekande valdkonnas tõsine probleem. Abivajadus kasvab, aga teenuse kohti ja spetsialistide tuge ei ole piisavalt. Paljud psüühilise erivajadusega inimesed ootavad teenusele pääsemist või saavad tuge lihtsalt liiga hilja või liiga väikeses mahus. Kui abi jõuab inimeseni aga liiga hilja, võib tema toimetulek halveneda ning suureneb vajadus kallimate ja intensiivsemate teenuste või isegi haiglaravi järele. Meie lahenduseks on HELPA. HELPA on operatiivne tugiplatvorm psüühilise erivajadustega inimestele ja nende lähedastele. Platvorm võimaldab kirjeldada abivajadust ning aitab selle kokku viia sobiva ja kättesaadava teenuse pakkujaga. Näiteks tegevusjuhendaja, tugiisik, nõustaja või mõni muu kvalifitseeritud abipakkuja. HELPA ei eelda, et inimesel on juba olemas kindel tegevusjuhendaja. Lahenduse väärtus on selles, et abi saab küsida ka siis, kui inimesel ei ole veel parasjagu juhendajat või piisavat teenuse mahtu, kindlat kontakti ja ootab alles sobiva teenusekoha vabanemist. Esimeses etapis keskendume ühele konkreetsele kasutusjuhule. Psüühilise erivajadusega täisealine inimene vajab tuge, kuid ei vaja veel ööpäevaringset abi. Tal võib olla raskusi näiteks koduse lihtsalt hakkama saamisega, suhtlemisega, asjaajamisega, enda ärevusega või siis iseenda järgmise sammu mõistmisega.
Helpa kaudu saab inimene oma abivajaduse nähtavaks teha. Teenusepakkuja näeb, millist tuge küsitakse, hindab olukorra kiireloomulisust ja pakub sobivat abi. See võib olla juhendamine, kontakt, tugi, suunamine või mõni muu kokkulepitud teenus. Helpa ei asenda olemasolevat erihoolekannet, see aitab olemasolevat tuge paremini ja kiiremini inimeseni viia. Lahenduse mõju on praktiline. Kui inimene saab abi varem, saab ennetada olukorra halvenemist. See aitab hoida inimest kauem kodus ja kogukondlikus keskkonnas, vähendab lähedaste koormust ja kasutab spetsialistide aega targemalt. Esimese etapi lõpuks tahame jõuda valideeritud kasutusmudeli ja katsetatava prototüübini. See peab näitama, kuidas inimene abi küsib, kuidas platvorm sobitab vajaduse teenusepakkujaga, kuidas abi pakkumine toimub ja millist infot on vaja, et teenus oleks turvaline, arusaadav ja kättesaadav. Helpa pikem eesmärk on luua tugiteenuste platvorm, mida saab laiendada eri piirkondadesse ja hiljem ka teistele sihtrühmadele. Kuid esimene samm on selge. Teha abi küsimine ja pakkumine psüühilise erivajadusega inimese jaoks lihtsamaks, kiiremaks ja paremini korraldatuks. Meie mõte on lihtne. Kui inimene vajab tuge, ei peaks ta jääma süsteemi keerukuse taha. Ta peaks saama abi küsida sama lihtsalt, nagu ta täna tellib mõne äpi kaudu mõnda muud teenust. Tervist! Minu nimi on Rando Graav ja mina esindan Heli AAC-d. Mis on Heli AAC? Heli AAC on pildipõhine kõnekommunikaatori tarkvara, mis esialgselt sai loodud laste abistamiseks ning mida piloteeritakse nüüd haigla rehabilitatsiooni kodu koostöömudelis ka täiskasvanutega. Kuidas lahendus töötab? Lahendus iseenesest on üsna lihtne. Kasutaja valib ekraani pealt pildi või sümboli ning lahendus moodustab sellest lause ning räägib selle häälega ette. Heli tarkvara toetab inimeste iseseisvat suhtlust ning ka aitab muuta eneseväljendamise võimalikuks ka kõnetakistustega täiskasvanutele. Aitäh! Tere, mina olen Mikk, esindan onkoloogikat. Onkoloogika organisatsioon on siis siuke, mille missiooniks on üleriigiliselt luua erinevaid tugiteenuseid vähidiagnoosiga inimestele ja nende siis lähedastele. Põhimõtteliselt onkoloogika on tänaseks juba ligi 4000 liikmeline ka Facebooki grupp. Onkoloogika ise ulatub tegelikult palju kaugemale kui ainult digiplatvormid ja Facebook, aga meie praeguseks peamiseks projektiks on siis just ehitada see põhiline digitaalne keskkond. Probleem, mida me lahendame, täna Eestis ei ole peamiseks väljakutseks vähiravi kättesaadavus, vaid siis just kõik see, mis käib sinna enne ja pärast kliinilist sekkumist. Meie tahame siis tuua sellise koha, kuhu me kogume kokku kõik nii inimesed, teenused, tooted, kõik võimaliku informatsiooni, mida siis saame pakkuda teatud ajahetkel personaliseeritult sellele inimesele, kes seda siis vajab ja sellega me põhimõtteliselt pakume virtuaalset teekonna juhti. Tänaseks päevaks me oleme ehitanud siukse eksperimentaalse äpi, millega me tahame lahendada juba ühte väga spetsiifilist probleemi, milleks on siis kogemuskaaslase leidmine.
sellepärast, et tavaliselt inimesed oma niisugust tundlikku informatsiooni nii lahkelt ei ole valmis igal pool Facebookis jagama, et siis üksteist leida. Me oleme tänaseks teinud niisuguse platvormi, kus sa saad siis otsida oma info põhjal kedagi, kes on sinuga sarnasel teekonnal, et siis kogemusi jagada ja üksteist toetada. Sellest nüüd järgmine samm, mida me siis ka selle projekti raames tahame ehitada, on siis kõik need asjad tuues kokku üheks keskseks projektiks ja praeguste plaanide kohaselt me nüüd sellel suvel tahame juba teha pilootprogrammi Saaremaal, kuna meil seal on juba partnerid kohalike omavalitsustega ja kõikide erinevate osapooltega ja siis katsetada seda nagu ühes kohas ja sealt edasi siis liikuda võimalikult suurele kogu kogukonnale põhimõtteliselt. Onkoloogika kohta leiab infot internetist, kui kedagi huvitab. Projekti kohta ilmselt tuleb rohkem infot lähitulevikus. Aitäh! Tere hommikust! Minu nimi on Margus. Esindan tegelikult 2 organisatsiooni, siis Vabatahtlikud Seltsilised ja Brand Manual. Aga tegelikult tahan rääkida üksildusest. Üksildus on Maailma Terviseorganisatsiooni järgi sama ohtlik nagu 15 sigaretti päevas. Tekitab depressiooni ja kõik sorti muid haigusi juurde. Ja meil on Eestis igavene hunnik eakaid inimesi, kes jäävad üksildaseks. Nad elavad kusagil üksi, ühes korteris, kus nad võib-olla isegi ei pääse lihtsasti välja, sellepärast kusagil on üks trepp, millest peab üles või alla minema. Nende kõik tuttavad on ära surnud, lapsed elavad kaugel, aeg-ajalt kellegagi suhtlevad, aga tegelikult lihtsalt põdevad seal ise omaette. Ja kõik maailma uuringud näitavad huvitaval kombel seda, et inimesi teeb õnnelikuks sotsiaalsed suhted. Et kui teil on palju sõpru ja palju inimestega läbite, siis tegelikult olete õnnelik inimene. Ja minu teada veel ei ole mitte ükski ärimees surmavoodil öelnud, issand jumal, oleks võinud teha veel ühe koosoleku viimase mõttena, vaid tegelikult on ju perekond ja lapsed ja kõik see, mis loeb. Ja see on asi, mis Eestis on selles mõttes niisugune süvenev probleem ja mida tegelikult saame ju lahendada. Kui me viime kokku inimesi, kellel on aega ja tahtmist suhelda teiste inimestega, kellel on vajadus suhelda inimestega, siis me parandame inimeste tervist, heaolu ja tegelikult vähendame sotsiaalhoolekandesüsteemi koormust. Et meie nii-öelda lahendus on tegelikult siis üks ennetusplatvorm, mis kõige lihtsamal moel võib kirjeldada, nüüd hakata kõik valet asja mõtlema, aga Tinder vanadele inimestele. Viime kokku inimesi, kellel on aega ja tahtmist suhelda inimestega, nendega, kellel on vaja suhtlust ja toome siia pilti ka KOV-i, me märkame neid inimesi, keda me tavaliselt ei märka ja võimaldame inimestel omavahel suhelda ja läbi selle tegelikult muutuda füüsiliselt aktiivsemaks, vaimselt aktiivsemaks ja lükata edasi seda vajadust minna saada sotsiaaltuge kodus või siis hoolekandeteenuseid või muid asju. Niisugune lihtne mõte ja tegelikult seda saaks kõik vältida, kui me lihtsalt rohkem ühe teisega läbiks ja oleksime rohkemate sõpradega koos, siis poleks seda süsteemi üldse vaja. Aga sinna me peame jõudma ühiskonnana. Aitäh! Nii, ma tulen korraks selle lavale, minu mikrofon on vist sees praegu, jah. Kolmas siis võtmevaldkonna rühm oli funktsionaalse võimekuse säilitamine, taastumine tehnoloogia toel. Siin on nüüd koos 7 projekti ja see suhe vist oli äkki 4 ja 3, et 4 on sellised, mis siis on suunatud eaka just siis füüsilise siis võimekuse languse ennetamisele läbi treeningu ja 3, kui ma nüüd õigesti mäletan, on siis suunatud konkreetselt inimese terviseseisundist tulenevale taastusravile. Nii, hakkame siis, kutsun esimesel lavale.
Tere kõigile, Enek Tomson, liikumisharrastuse kompetentsikeskuse teadusjuht. Ja meie programm kätkeb endas kukkumisriskiga vanemaealiste elustiili nõustamist ja seda läbi sellise heaolu platvormi nagu Heia. Nüüd kukkumisrisk on Eestis väga oluline teema, et eelmisel aastal tuli Tartu Ülikoolilt ka kukkumiste multifaktoriaalse ennetuse raport välja ja võib-olla see raport ise ei olegi nii oluline, aga oluline on see, et väga suur risk on vanemaealistel ühel hetkel. Ja kui me teame ka seda, et Eestis on umbes 286 000 üle 65-aastast inimest, siis juba 10% sellest, kui on risk, see tähendab arvuliselt väga suurt populatsiooni. Nüüd meie partnerite nimist on väga korralik, me läksime kohe algusest peale selle mõttega, et me läheme lõpuni välja ja me teeme selle ära. Nii et hakkame pihta. Nüüd ma tahaksin veel peatuda sellele, et Heia on Soome arendaja ja me kaasasime sellel põhjusel, et ta oli Kaitseväele juba teinud spordivägi rakenduse, ehk ajateenijatel täpselt samamoodi on liikumisega seotud probleem. Ja nüüd vanemaealistele me tahaksime tuua 2 tõenduspõhist mudelit, ehk me toome Norra mudeli ja Soome mudeli. Ja Norra mudel seisneb selles, et inimene tuuakse kohaliku omavalitsuse juures harjumuse kujundamise programmi 12 nädalat, seal võib olla tegelikult peale liikumise ka toitumine, uni, alkoholism, tubakatooted, et sellistest harjumustest saada parem kvaliteet elu mõttes. Ja Soomest me tahaksime tuua UKK instituudi tehnoloogilise lahenduse, ehk me tahaksime ühendada selle füüsilise lahenduse Norra mudeli näitel ja Soome sellise tehnoloogilise lahenduse ühte sellisesse rakendusse, mis vanemaealisel on võimalik seda kasutada ja saada teada, kui palju ta liigub igapäevaselt ja samas ka, et tal oleks õpiteekond, et seda harjumust nii-öelda kujundada. Ja me tahame seda katsetada 3 kohalikus omavalitsuses ja pärast seda terves Eestis. Ja mis ma oskan veel öelda selle kohta, et ma arvan, et me juba suutsime sellele ühe nime ka panna, Tervisetugi. Aga tuleb välja, et Eestis on Tervisetugi OÜ olemas. Nii et peame veel nimega tööd tegema. Aitäh teile! Tere, mina olen Liisa ning sooviksin teile jutustada täna loo enda vanaema sõbrannast, Maiest. Maie oli väga aktiivne naisterahvas, kes käis iga päev jalutamas. Ta käis poes, käis apteegis ja kindlasti ei unustanud enda sõbrannadega kohviklubis käimas. Kuid ühel hetkel juhtus õnnetus ning Maie kukkus. Peale seda algas Maie allakäiguspiraal. Ta ei saanud küll õnneks suuri tervisekahjustusi, kuid järgmiste nädalate jooksul hakkas ta aina tihedamini ütlema minu vanaemale, et ma ei tunne ennast täna kindlalt või et ilm on kehv, ma ei tule sinuga jalutama. Peale seda juba paari kuu pärast ei jaksanud enam enda kodutrepist alla minna. Siis käisid aga lähedased tema eest poes. Meie oleme vestelnud ligi 500 vanamealise inimesega ning selgub kindel muster, et Maie lugu ei ole ainus. Kõik eakad, kellel on kukkumishirm, kardavad õues liikumas käia. Ning just selle tõttu oleme loonud pedaalid. Pedaalid on lihtne treeningseade, mida saavad eakad kodus turvaliselt iseseisvalt kasutada. Füsioterapeudid toetavad seda mõtet. Ja see liikumisvahend on väga paljude füsioterapeutide poolt soovitatud, kuna ta on odav, lihtne ja turvaline. Kuid mis on kõige olulisem? Meie pedaalid ei jää nurka seisma. Selle tõttu, et oleme need ühendanud nutikate telefonikõnedega. Mitte sellised, mis nõuavad rakendust ega internetti, vaid kõige tavalisemad. Telefonikõned julgustavad eakaid liikuma, juhendavad neid ning lihtsalt pakuvad ka tuge. Taustal vaatleme meie aga eaka liikumisandmeid.
Nende andmete põhjal saame kujundada eaka liikumisrütmi ning kui see muutub, näitab see midagi olulist. Ka lähedastele on see info väga oluline, kuna nemad saavad aru, kas nende lähedane on veel aktiivne ning kuidas temal läheb. Maie sai endale paar nädalat tagasi pedaalid. Me teame, et muutus ei toimu üleöö, kuid Maie väntab igapäevaselt ning juba tunneb ennast kindlamalt. Ning see ongi meie eesmärk. Me soovime, et eakad, kes on koju kinni jäänud või kelle liikumisaktiivsus on langenud ja nad ei saa kodust välja, uuesti liikuma saada. Nende iseseisvus säilib kauem ning sellega on nad kindlamad. Aitäh! Tere kõigile! Mina olen Karl Vihul, olen ettevõtte Fitsphere tegevjuht ja asutaja. Fitsphere on füüsilist aktiivsust premeeriv äpp. Äpp, mis motiveerib sind rohkem liikuma. Seeläbi oleme tänaseks liikuma motiveerinud Eestis enam kui 175 000 kaasmaalast. Enam kui 50 kohalikku omavalitsus kasutab meid kord kvartalis ja enam kui 500 koolitäit õpilasi või ütleme haridusasutust on meid tänaseks kasutusele võtnud. Ehk siis me oleme jõudnud täna teatava sihtgrupini, kes on nooremad, kes on keskealised. Nüüd aga koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga oleme siis välja arendamas või ütleme siis tegemas edasiarendust, mis toetab just vanemaealiste liikumisharjumusi ja iseseisvat toimetulekut läbi selliste lihtsate liikumisampsude. Ehk siis me kõik teame seda, et Eestis on vanemaealiste liikumisega probleem, aga see ei tulene tihtipeale mitte tegelikult tervisemurest, vaid see tuleneb motivatsioonipuudusest, see tuleneb teadmatusest, oskmatusest ja võib-olla ka lihtsalt ligipääsmatusest sellistele kodustele lihtsatele liikumisharjutustele, mis on just juhendatud. Ja seeläbi siis me olemegi välja töötamas selliseid lihtsaid digitaalsel viisil õpetatavaid liikumisampse, mis on hästi madala riskiga ja mõte siis just selles, et me motiveerime inimesi, ütleme siis eakaid liikuma kodustes tingimustes läbi mängulise lahenduse, mis on äärmiselt oluline, sest me näeme, et see töötab nooremate jaoks, me näeme, see töötab keskealiste jaoks ja me oleme tänaseks uurinud välja, et see peaks töötama ka tegelikult täpselt samamoodi vanemealiste jaoks. Ehk siis läbi mängulise viisi motiveerime inimesi rohkem liikuma. Ja loomulikult Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga teeme seda võimalikult teaduspõhiselt, aga loomulikult võimalikult mänguliselt. See on Fitsphere. Aitäh! Tere, Marie Activate'ist. Ma räägin teile natuke probleemist kõigepealt. Euroopas sureb igal aastal kuni 1 miljon inimest füüsilise inaktiivsuse tõttu. Kuigi uuringud näitavad, et kuni 40% vähem risk on enneaegseks surmaks, kui me oleme füüsiliselt regulaarselt aktiivsed. Eestis on tervena elatud aastaid keskmiselt 57. Ja liikumine on kõige lihtsam viis, kuidas enneaegset surma ennetada, aga millegi pärast me seda ei tee regulaarselt. Miks me seda ei tee? Selle programmi raames oleme vestlenud mitmete vanemaealistega. Hea näide on näiteks Peeter, 71-aastane. Peeter on väga aktiivne, ta teeb regulaarselt trenni, ta käib iga päev kõndimas, aga Peetril ei toimunud see muutus 65-aastaselt. Peetril toimus see muutus 45-aastaselt, kui ta käis Norras suusamaratonil. Ja seal ta nägi, kuidas 70-aastased temast lihtsalt mööda uhusid. Ja Peeter mõtles, et mina tahan ka 70-aastaselt selline olla. Need, kes alles 65-aastaselt hakkavad liikuma, neid paneb üldiselt liikuma kas kukkumine või infarkt.
kuigi me teame, et alates 40. eluaastast lihasmass väheneb aastaga kuni 1%. See on hästi vaikne protsess ja üks hetk sa lihtsalt enam ei suuda trepist üles käia. Seega 65 on ennetuse jaoks liiga hilja. Activate on mängustatud liikumisrakendus, mis on täna juba laivis. Sa liigud, teed samme, trenne, käid ujumas, teenid selle eest punkte ja need punktid saad päris toodete vastu vahetada, näiteks kinkekaartide vastu. Aga lihtsalt sammude lugemine ei aita. Ja sellepärast me ehitame peale sinna käitumisteadusliku mehhanismi. Me ei ütle sulle, et sa pead 10 000 sammu päevas tegema, vaid me vaatame, mis on sinu tänane staadium ja lisame sinna 5% juurde. Me kujundame sinu harjumust. Me kasutame ka sotsiaalse tõukemehhanisme, kui sa näed, et sinu ümber, sinu vanuses inimesed liiguvad, siis sa oled suurema tõenäosusega ka minemas liikuma. Täna on meil rakendus, meil on kasutajad, meil on andmed ja nüüd ehitame selle peale teenuse, mis muutub ühekordse sammu lugemise pikaajalise tervise hoidmise tööriistaks. Seega, kui tegelete liikumise või ennetamisega, siis tulge ja rääkige minuga. Aitäh! Tere, olen Raul Aasik ja olen Elva haigla juhataja. Mul on tiimis ka Elva haigla füsioterapeudid, ortopedid, Meliva arstid ja füsioterapeudid, kes mind sellel teekonnal toetavad. Põhiprobleemiks on Eesti vananev elanikkond ja sellest tulenevalt erinevad liiges- ja lihasprobleemid, mis teevad kodus hakkama saamise järjest raskemaks. Selle jaoks patsiendid käivad raviasutuses, eriarstide juures, füsioterapeudi vastuvõtul. Meie platvorm, mida teeme koostöös Soome partneriga, võimaldab patsientidele luua individuaalsed raviteekonnad. Samas platvorm võimaldab otsest tagasisidet raviasutusega. On võimalik jälgida patsiente nende raviteekonnas ja loome ka võimaluse videoühenduseks. Samas jälgime patsientega elukvaliteedi ja erinevate valuparameetrite alusel. Ka ravimite kasutus ja nende hakkama saamine kodus selgub platvormi alusel. Sellega loodame luua olukorra, kus meie eakad inimesed saavad kodus pikemalt hakkama ilma, et nendel oleks vaja ühendust võtta raviasutustega otseselt. Samas loome mudelile sellist teenuse vormi, millega loodame ka kergendada nii inimeste kui tervishoiu finantskoormust. Aitäh! Tere pärastlõunast, head tehnoloogia, heaolu ja festivali huvilised. Mina olen Priit Eelmäe, ma püüan tutvustada lühidalt Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse, mis on riigi sihtasutus ja eraettevõtte Medicum taastusravi projekti, mis on suunatud siis krooniliste ja akuutsete haigustega täiskasvanutele ja eakatele, kes iseseisvalt toime ei tule. Nagu te kõik väga hästi teate, siis alati inimesed loevad ja siin partnerluse poolest ka siis Haapsalu neurorehabilitatsioonikeskus on Eesti suurim taastusraviteenuse pakkuja statsionaarselt ja Medicum seevastu siis on Eesti suurim taastusraviteenuse pakkuja ambulatoorselt. Ja lisaks sellele on siin lisakomponent, kus on see nii-öelda PPP-meede ehk et nii avalik sektor kui erasektor saavad kokku. Ja lisaks tuleb siia juurde siis Itaalia ettevõtte Chimeia, kes siis pakub sellist unikaalset lahendust.
väga põnev selline Itaalias käisime vaatamas, kuidas siis näiteks Veneetsias, kus on ka taastusravile vaja sõita paadiga tegelikult, siis kogu aeg ei ole seda paati võtta ja meri võib olla ka natukene tormisem või kõrgem, et siis väga hästi välja arendatud selline tehnoloogiline lahendus. Nüüd, kellele me täpselt siis oma teenused suuname? Me suuname teenused eelkõige siis onkoloogilistele haigetele, kardioloogilistele haigetele ja siis neuroloogilistele haigetele, eelkõige insuldihaigetele. Kui insuldihaigete teenuse kättesaadavus täna statsionaarselt ja ambulatoorselt on suhteliselt hea, 18,5% insuldi saanud inimestest seda saab, siis näiteks vähihaigetel on siis Estcani sellise strateegilise vähitõrjestrateegia poole pealt eesmärgiks 40% inimesi võiks saada. Kui te arvate, et 20% saab, siis te liialdate. Kui te arvate, et 10% saab, siis te ka liialdate. 1,6% pahaloomulise vähihaigetest täna saavad taastusravi. Südamehaigetega on veidi lihtsam lugu, südamehaigetest siis umbes 3,5% taastusravile jõuab. Meie tehnoloogiline lahendus loob siis silla statsionaarse ja ambulatoorse teenuse vahele, võimaldab inimestel, näiteks vähihaigetel, kes võib-olla on oma põhilisest ravist, mis on keemia ja kiiritusravi, niivõrd kurnatud ja räsitud, et nad ei ole võimelised tulema ei statsi ega ambulatoorsesse ja saavad siis koduse tehnoloogia abil seda teha. See tehnoloogia, mida me siis üritame rakendada, võiks olla siis selline, mis aitab siis ka mõõta selle tegevuse tulemuslikkust ja seada edasisi eesmärke. Aga loodan teiega edaspidi kohtuda. Aitäh ja ilusat päeva jätku! Tere päevast! Olen Anneli Jürgenson, regionaalhaigla taastus- ja palliatiivravi kliiniku juhataja, taastusarst ja mul on eriliselt hea meel, et selline tore ja kasulik võimalus on regionaalhaigla taastusravikeskusel osaleda heaolutehnoloogiate programmis, sest meie unistus on olnud juba pikalt, kuidas viia patsientidel lähemale taastusravi. Üks asi, kui nad on võimelised käima haiglates, polikliinikutes, aga väga suur hulk patsiente ei ole selleks kas võimelised või ei ole nendel selle jaoks võimalusi. Ja kodutaastusravi teenus on üks lahendusi, mis võiks nendele teenuse kätte tuua. Ja meie koos Lifeairiga oleme arendamas teenuse platvormi, mis esialgu on sihitud südamehaigete kodusele taastusravile ja ta peaks lahendama minu kui tervishoiu osutaja vaatevinklist ühe probleemi, et teenus oleks integreeritav tervise infosüsteemidesse ja teiselt poolt, et ta toetaks patsienti tema koduse ravi teekonnal. Ja ma loodan, et need kõik komponendid saavad kenasti ka selle programmiga täidetud. Ja programm iseenesest oleks 12-nädalane ja oleks jälgitav nii taasturavi spetsialisti, füsioterapeudi poolt, aga patsiendilt ei võeta kontrolli tema liikumise üle, ei otsustata, kes kui palju teeb, vaid antakse talle just nimelt õng kätte, kuidas ta edaspidi ka hakkama saaks ja oma liikumisaktiivsust säilitaks. Et see on võib-olla selline nišikoht, sest täna te kindlasti kuulete ka tutvustust Tartu Ülikooli kliinikumi poolt välja töötatud kardiaalse kaugtaastusravi mudelit. Ja see on üks esimene pääsukene, aga näitab, et sellel on väga suur arengumaa ja väikesed implementeerimise augud tulevad ära täita. Ja meie püüame seda oma rakendusega teha. Suur tänu, jõudu, jaksu ja lennukaid ideid kõigile! Nii, ja nüüd ma tulen korraks veel viimast korda lavale viimase võtmevaldkonna esitlemisega, mis on siis mitme kroonilise haigusega inimese toetamine
kodus ja riskide ennetus ja siin oli meil 5 projekti, mis toetust said. Tere ka minu poolt, et nagu te teate, siis kõige kallim ravi on valesti võetud ravimid. Ja vale ravimi kasutamine või võtmata jätmine toob ka kaasa märkimisväärse kulu nii tervise kui sotsiaalvaldkonnale. Ehk hospitaliseerimised, ennetamatud erinevad tervisehädad, hooldusvajaduse süvenemised ja nii edasi, nii edasi. Ja Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul umbes 50% kroonilistest haigetest tegelikult ei võta ravimeid nii, nagu peab. See on märkimisväärselt suur osa. Ma tean, et kolleegid Rootsist on isegi näidanud, et see number võib veel suurem olla. Aga see ravijärgimust mõjutab veelgi enam see, kui kasutatakse palju ravimeid, manustamiskeem on väga kompleksne ja inimesel on raske seda jälgida. Ja lisaks veel ka eakatega kaasnevad erinevad toimetulekuraskused, kognitiivsete funktsioonide langus, liikumisraskus, nägemis-kuulmisprobleemid ja nii edasi, nii edasi. Ehk et kõik see mõjutab igapäevast ravimikasutust, suurendavad ohtu, et ravimid jäävad võtmata. Võetakse valel ajal, vales annuses ja nii edasi. Meie projekti eesmärk on parandada ravimikasutust, ohutust ja ravijärgimust kodus elavatele eakatele erivajadusega inimestele ning vähendada lähedaste ja kohalike omavalitsuste hooldus- ja halduskoormus, mis kaasneb ravimite hankimise, jaotamise ja ravijärgimuse tagamisega. Projektis juurutatav lahendus on suunatud inimestele, kes elavad kodus, kasutavad mitut ravimit ja kelle ravijärgimus on puudulik. Sageli on ravimid kodudes jagatud eri pakenditesse, võib-olla ka kasutatakse dosaatoreid või neid on lihtsalt liialt palju, mis tekitab hirmu, segadust ja nii inimestele kui lähedastele. Lähedased või hooldustöötajad käivad sageli ravimeid ette valmistamas, kontrollimas, helistavad, kas sa võtsid selle ravimi ära, ehk et meenutada pidevalt, et ravimid on oluline osa igapäevasest elukvaliteedist. Ja kõik see tegelikult kasvatab hoolduskoormust ja stressi, hirmu, ärevust. Projekti tulemusena luuakse standardiseeritud ja jälgitav kasutajapõhine ravimihalduse lahendus, mis lihtsustab siis sellist ravimkasutust ja koosneb 4 etapist. Esiteks hinnatakse üle, kuidas inimene ravimeid kasutab, kas saab seda raviskeemi optimeerida. Teine etapp on pakendada ravimit üksikannustesse. Kolmandas on kasutada tehnoloogiat, mis aitab siis automatiseerida seda kodus kasutamist ja pakkuda ka kaugmonitoorimist. Ehk see tähendab seda, et igal ajal hetkel spetsialist, mitte kodus koha peal, aga saab jälgida, et kuidas see ravimi kasutamine õnnestub. Lisaks läbi selle võimestada kodus elavat klienti, tema lähedast hooldustöötajaid ravimitega ja seotud teemadega hakkama saamisel. Lahendus aitab ennetada ravimite annustamisigu, valesti manustamist, vahelejätmist, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul eakate tervise halvenemise ja vältitavate kulude üks olulisemaid põhjuseid. Ja kokkuvõtvalt, mis me siis teeme? Ehk et tahame tõsta ravijärgimust kodus, ehk et ravimite kasutamaks järjepidev, et see oleks ohutu. Soovime vähendada lähedaste kui ka kohaliku omavalitsuse hoolduskoormust, tõsta ka tööjõutootlikkust, ennetada ravimivigu, ehk et paraneb ravimohutus, kuna vähenevad valed annused, vaheljätmised ja paraneb ka teenuse kättesaadavus, ehk tehnoloogia võimaldab toetada inimesi piirkondades, kus hooldajaid napib, pakkudes kohalikule omavalitsusele suuremat teenusulatust. Ja mis kõige tähtsam, me suurendame inimese iseseisvust, ehk et tema ravimid on kontrolli all ja tegelikult ta saab oma elu igakülgselt nautida. Aitäh! Jooksuaeg läks maha. Tere, ma olen Priit Kruus Terntestist. Meie projekt siis tegeleb krooniliste haavanditega. Hoolduskoormuse uuring näitas, et 75% muredest, mis põhjul hoolduskoormus on olemas, on seotud inimese liikumisega. Samal ajal näiteks 75% diabeetilise haavandiga patsientidest raporteerivad probleeme liikumisega. Kroonilised haavandid on hästi suur põhjus, miks inimesed ei saa liikuma, aga olulisem probleem on see, et haavandite ravi ei ole alati sujuv, haavand võib tüsistuda, infektsioon, inimene ei saa muud ravi ja kõige halvemal juhul võib toimuda isegi
amputeerimine. Üks uuring, mis me ise läbi viisime juba 5 aastat tagasi, näitas, et kui krooniline haavand paraneb 141 päeva jooksul versus kui haavand ei parane ja toimub amputatsioon, siis see kuluvahe on 47 korda süsteemile. Ja mis on veel paradoksaalne on see, et tervishoius on see kulu kuskil 13% sellest kulust, aga 87% sellest kulust, kui meil ei õnnestu seda haava kontrolli alla saada, selle katavad kohalikud omavalitsused ja omaste hooldajad ja see on mega suur kulu, see on üle 100 miljoni aastas. Ning mida meie teeme? Tervest on siis tegelenud meditsiiniliste fotodega, meil on 35 raviasutust, kes mingil kujul dokumenteerivad haavandeid, aga nüüd on vaja ehitada selline sujuv teekond, et kui haavandiga tekib mingi probleem, siis oleks täpne teekond paigas, kindlad kriteeriumid, millal, kuidas inimene jõuaks kõige õigema etapi ravini. Hetkel kahjuks on need praktikad väga erinevad, see ei ole ainult Eesti probleem, ka mujal maailmas ja on väga palju varieeruvust. Inimene, kes on näiteks koduõe jälgimisel, meie projektipartnerid Medendi koduõde ja Põhja-Eesti regionaalhaigla, et sinna vahel on vaja ehitada nüüd selline haavaravi teekond. Nimetame haavaredeliks, loodetavasti projekti lõpus on see haava eskalaator, et ennetada siis seda hoolduskoormust. Et kui patsiendi haavand on jälgimisel, midagi hakkab minema nihu, ei allu ravile, siis on võimalik juba see eelinfo suunata mingi loogilist jadapidi järgmisesse ravietappi. Ja sellega me tegeleme, integratsioonid, erinevad tehnoloogilised kohandused, aga eelkõige just see haavaravi teekonna disain on see, mille me keskendume. Ja projekti partnereid on küll 2, aga tegelikult on 35 asutus, kes mingil kujul neid haavandid käsitlevad ja kõigiga suhtlema. Aitäh! Tere päevast! Minu nimi on Sirje Sammul, olen Tartu Tervishoiu kõrgkoolist ja olen siis esmatasandi õenduse professor. Ja meie projekt, lühendatult QVERET, näete siin siis ka täispikka nimekirja, kuigi peaksin siia veel juurde panema esmatasandi tervishoid, et on siis mõeldud selle jaoks, kuidas siis erivajadustega inimestel ja vanemaealistel varakult avastada võimalik kardiovaskulaarne risk ja hoida ära siis tõsiseid terviseprobleeme. Üheks tõsisemaks terviseprobleemiks on kardiovaskulaarhaiguste seas südame išeemia tõbi, mis võib siis tüsistuda ka müokardiinfarktina ja Eesti on siis nii-öelda kõrgel kohal Euroopas selle haiguse osas, kus siis väga suur osa sellest sihtrühmast moodustavad ka vanemaealised. Meie lahendus siis kasutab riski hindamiseks rahvusvaheliselt valideeritud mõõdikud, milleks on SCORE 2 ja vanemaealistel siis SCORE 2 old persons. Aga kuna nii vanemaealistel kui ka erivajadustega inimestel lähtuvalt nende põhiprobleemist võivad olla ka mitmed kaasuvad haigused või ka eelkõige vanemaealistel haplussündroomi, siis me kasutame lisaks veel ka Scarsoni kaasuvushaiguste indeksit ja Freyli kui haplusskaalat, et tervishoiutöötajad saaksid siis võimalikult palju ja täpset infot selle konkreetse patsiendi kohta. Nüüd QVERET-i projektis keskmes on siis Lifeyear OÜ poolt välja töötatav kaugjälgimise platvorm. Ja see kaugjälgimise platvormiga on ühendatud siis patsiendi mobiilirakendus ühelt poolt ja teiselt poolt siis patsiendi andmed on seotud tervishoiutöötaja esmatasandil ehk perearsti ja pereõe kliinilise juhtimissüsteemiga. Nüüd see kaugjälgimise süsteem ei korja ainult andmeid,
vaid ta ka analüüsib neid, nii et kaugejälgimise platvormil on siis automaatne riskituvastus, juhul kui patsiendi mingi tervisenäitaja, kas vererõhk, pulss, aga ka elustiilist tingitud probleemid, näiteks vähene liikumine, suitsetamine ja nii edasi, on probleemsed. Lisaks sellele automaatsele riskituvastusele on siis oluline ka nii-öelda sekkumine. Ja lisaks veel, et meil on väga oluline teine partner projektis, see on Proud Engineers OÜ, kes siis vastutab teenusmudeli eest, sealhulgas ka teekaarti eest, sest et ilma selleta see teenusmudel ei toimi. Ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli roll on siis strateegiline juhtimine, sidusrühmade kaasamine, sealhulgas siis esmatasandi tervishoiuasutused ja loodame siis, et sellega on võimalik ennetada palju enneaegseid haigestumisi ja ka suremusi südame-veresoonkonna haigustesse. Aitäh! Tervist, minu nimi on Hille Insberg, mina olen ettevõttest Proud Engineers ja koos Medicum Grupiga tervishoiuteenused ja perearstikeskus on meil siis soov välja töötada ja kasutusele võtta parim võimalik lahendus ja teenusmudel koduse patsiendi jaoks. Kodune patsient, nagu te teate, on inimene, kas tal on kroonilised haigused, ta on eakas, ta on erivajadusega, ta ei viibi mingis tervishoiuasutuses ega hoolekandeasutuses, aga tema raviteekond jätkub. Tal on vaja abi perearsti, pereõe, koduõe, võimalik, et ka eriarsti poolt ja loomulikult on tal suhe ka sotsiaaltöötajaga, kes aeg-ajalt tema juures käib. Meie eesmärk on selline lahendus, nii-öelda töölaud või tarkvara, kus on võimalik selle inimese tervisenäitajaid koguda, analüüsida ja see oleks regulaarne ja nende näitajate põhjal siis tekivad sellised nii-öelda eriolukorrast teavitused või signaalid, mis nende vastavate inimesteni ka kohale jõuavad. Nii et nemad omavahel saavad selle info patsient ise ja tema lähedased on samuti ravimeeskonna osa ja saavad täpselt samasuguse info ja sellele siis vastavalt reageerida. Ja ongi kõik. Aitäh! Tervist, mina olen Hillar Viljandi haiglast. Mäletate seda 71-aastast Peetrit, kes tahtis kiiresti suusatada, aga ei olnud selles kõige parem. Meil aga juhtus nii, et see sama üksik 71-aastane Peeter käis haiglas, jõudis sealt koju. Retseptid olid välja ostetud, aga juba samal õhtul ei mäletanud ta enam, millal midagi võtta tuleb. Järgmisel päeval olid tal õiged ravimid õigel ajal võtmata, ta ei kodus jätta, ei teadnud, mida edasi teha. Keegi ei saanud ka piisavalt kiiresti teada, et ta pole rohtu võtnud ega isegi mitte söönud. Veel päev hiljem on ta kiirabiga läbi EMO haiglas tagasi. Täna on see liigagi tavaline juhtum. Meie hüpotees on, et kontrollkõned õigel ajal aitaksid seda vältida või vähemalt vähendada sellist juhtumite esinemist. Selle idee valideerimiseks oleme võtnud käsile igapäevase protsessi haiglast väljakirjutamise selle sama, mille järel Peetril probleeme tekkis. Sest muidugi selle asemel, et inimesed peaksid pikalt haiglas viibima, oleks neil hoopis parem minna koju, kus nad tunnevad end kõige paremini ja tegelikult ka taastuvad üldiselt paremini. Ja rääkimata sellest, et voodikohad on haiglas ju niikuinii täis. Hästi, anname patsiendile juhised kaasa, kirjutame retseptid välja, koju minek. Sedasi saab, nüüd kaob inimesega kontakt. Meie lahendus on natuke ilusama nimega kui see, mis on slaidil tervisekõneleja Aino.
Aino on tehisaru, kes või mis, helistab patsiendile õigel ajal, küsib õiged küsimused ja toob abivajaduse spetsialisti lauale. Lihtsa helistamisega me loodame, et saame toetada kodus jätkuva raviskeemiga patsiente. Kuidas see käiks? Aino helistab, küsib patsiendilt, kuidas tal läheb. Kui saab teada, et midagi on paigast ära, tuleb ülesanne vastavale spetsialistile midagi ette võtta. Täna me uurimegi, mis on need küsimused, mida tuleb küsida ja mis ajal. Seda siis koos erinevate arstide, õdede, perearstide ja ka patsientide endaga. Mismoodi seda protsessi korraldada ja kuidas korraldada ka hilisemat sekkumist, ehk kes peab mis info saama ja kuidas sekkuma. Ja tehnoloogiliselt muidugi tahame selle teha taaskasutatavaks nii, et kui heaoluplaan ja tervisejuhtimine kunagi ellu rakenduvad, mis on õige pea loodetavasti juhtumas, siis on lahendus ka laiemalt kasutatav. Me näeme siin palju võimalusi paljude teiste kaugtoe lahendustega kombineerimiseks, nii et igatahes, kellel tekkis mõte koostööks, võtke ühendust ja loodetavasti saame väikeste, kuid oluliste sammudega edaspidi haiglapäevi natukegi vähendada. Aitäh! Ja suur aitäh Viljandi haiglale, kes oli siis nendest projektidest, millest täna siin on põhjust rääkida. Viimane, Kiti, ole hea, korraks tule ka lavale. Tahan lihtsalt küsida, et mis kuupäevast järgmine taotluste voor, sest et ma saan aru, et tegelikult neid on ju veel ees. Äkki on seda ka kohane praegu siin saalis ära öelda? Jaa, see on niimoodi, et need projektid, kes täna laval käisid, neil on 6 kuud aega selleks, et vormida sellest esialgsest mõttest ja ideest, siis juba konkreetne lahendus, mida oleks võimalik järgmises etapis siis päriselus katsetama minna, hinnata ja sealt siis juba tulemuste põhjal edasi. Nüüd ideaalis oleks see, et me seda teist vooru, kus siis taas tuleb tulla nende esimeste ideedega, ei ava enne, kui me oleme mingisuguse kogemuse sellest portsust kätte saanud, kes siin täna laval käisid, et kui on tarvis midagi timmida või muuta. Kuna see on natukene raskendatud seetõttu, et selle rahade kasutamise periood saab meil 2029 lõpuga täis, siis võib olla see, et me oleme sunnitud siiski selle vooru varem avama, aga siis kindlasti mitte enne selle aasta septembrikuud. Nii et kui nüüd tekkis täna neid mõtteid kuulates siin, ideid, kui tuli tunne, et issand, siin ei ole ju midagi, ma teeksin ise palju ägedama asja, palju kihvtima asja, ma tean kuskilt mingit lahendust, mis sobiks siia hoopis paremini, siis olge selles kommunikatsiooni või inforuumis, mida me pidevalt proovime update'ida ka ja ütleme siis nii, et sügisest alates võib siis oodata seda järgmise vooru avanemist juba. No ehkki siin oli ka minu meelest juba väga palju asju, mis jäävad meelde. Prouale pedaalid, haavaredel mulle jäi meelde, et siit kuulis ikkagi väga-väga palju põnevaid asju, pealegi Peetri suusatamine ja siis need automaatsed kõned ka kõik. Suur aitäh kõikidele esitlejatele, jõudu tööle, hoiame pöialt, loodetavasti teie ideed lendavad ja jõuavad abistama väga paljusid abivajajaid. Kiti, sulle aitäh! Aitäh! Ja